Tere tulemast folderit dokumendihaldusesse. Kui olete endale avalehe kaudu registreerinud oma firma täiesti esimese kasutaja, siis see kasutaja on teie ettevõtte esimene administraator ja peakasutaja, kellel on ligipääs kõigele, sest teie selle esmase sisu siia lootegi. Siin vasakul pool on kõige kõrgema taseme kaustad. Kui te olete registreerunud, siis need on juba ette loodud, partnerid ja projektid, raamatupidamine. Aga alguses on need kõik tühjad. Praegu ma olen neid juba natuke sisustanud, aga alguses on need täiesti tühjad kaustad ja kui teile ei meeldi, et need kaustad on selliselt nimetatud, siis te lihtsalt võite klõpsata siia, siit muuda ja panna sellele nimeks mida tahes. Või sootuks mõni ära kustutada või luua mõni täiesti uus. Ja kui te soovite nende järjekorda muuta, siis liikuge hiirega siia peale, klõpsake siia ja nüüd vahetage järjekord täpselt selliseks, nagu te soovite lohistades. Ja uuesti siia klõpsates salvestage uus järjekord. Nagu öeldud, nende peakaustade sisse on võimalik luua siis oma kaustastruktuurid, oma failid panna, neid on võimalik ümber nimetada ja kohandada täpselt nii, nagu soovite. Ja see vaade, see esmane vaade, kus te näete nimekirja siis oma kaustadest, mille te olete loonud näiteks niimoodi. Ja failidest, mida te saate üles laadida kas siit lae üles nupu kaudu või lihtsalt oma arvutist failid süsteemi lohistades. Seda vaadet me nimetame nimekirja vaateks ja siin on tulbad, nimi, märksõnad, kuupäev. Aga need 3 tulpa on täiesti kohandatavad. Esiteks neid võib olla rohkem kui 3 ja teiseks need võivad näidata välja mis tahes sisu. Selle jaoks, olles nüüd kaustas, kus ma tahan seda muudatust, hetkel siis siin partnerid kaustas, klõpsan ma nupule tulbad. Ja näete, nimi, märksõnad, kuupäev. Ma saan neid ümber järjestada, ma saan lisada midagi muud, näiteks dokumendi ID, mis luuakse automaatselt igale dokumendile. Saan vahetada, näiteks hoopis faili mahtu tahan nime kõrval näha ja kuupäev, dokumendi ID ja saan valida, kas see kohaldub ka alamkaustadele. Nagu näete, ma võiks veel igasuguseid välja luua. Seejuures ma saan kasutada ka iseenda loodud metavälju seal tulpades. Ja klõpsan salvesta ja näete, et uus vaade salvestub. Ja nüüd kellel iganes on ligipääs siia kausta, tema näeb seda vaadet samamoodi. Veel on nimekirja vaade võimalik ümber lülitada pisipilt vaateks. Selle jaoks siis on siin nupuke. Vajutan siia peale ja muutusidki kõik kenasti meil thumbnailideks. Ja klõpsan tagasi siia, et saada tavaline nimekirja vaade ette. Kui fail üles laetakse, siis genereeritakse talle eelvaate pilt. Nii et kui ma tahan seda dokumenti näha, seda PDF-i näha, ilma et ma peaksin selle alla laadima näiteks siit nupust, siis ma võin klõpsata tema ikoonile. Ja siin on meil kenasti see dokument ja mitu lehekülge, kõik kenasti nähtav. Ma võin siit ka printida, ma võin siit faili alla laadida, ma saan siit teksti kopeerida, juhul kui mul on piisavalt õiguseid. Nagu näete, on siin sisustatud ka teisi kaustu mul. Ja siin selle faili puhul ongi täpselt nii tehtud, et ma ise lõin ühe metaandme välja, minu oma väljake, ja otsustasin selle sisu välja kuvada tulbas. Kuidas ma seda tegin? Ma klõpsasin failile peale ja see nüüd, mis avaneb, on faili detailvaade. Mul on siin pisikene pilt sellest, ma saan ka siin vajutada sellele, et seda eelvaadet näha. Siin on metaandmeväljad, kuhu ma saan kirjutada teksti ja jätta isegi linke. Ja ma olen loonud iseenda välja siia juurde. Seda kõike saab muuta siis faili muutmisvaates, faili detailide muutmisvaates. Olles selle faili all praegu, klõpsan menüüpunktile muuda
ja siin te näete faili nimi, märksõnad. Ja kui ma siia mõne uue lisan, siis sel hetkel, kui ma koma klõpsan, siis tekib siia selline tag. Võin lisada allkirjastajate info, kehtivusaja, kuupäeva, valida, mis keeles see dokument on, et täistekst sisuotsing selle kenasti üles leiaks. Märkmetesse saan kirjutada siia mingisuguse vabateksti ja nagu öeldud, jätta ka lingi. Ja nüüd see kohaldatavad metaandmeväljad. See on siis minu enda loodud väli. Ma võin klõpsata siia plussile, taas kasutada mõnda välja, mis on juba varem loodud, või luua täiesti uue välja ja anda sellele siis mis iganes sisu. Kui ma nüüd klõpsan salvesta, siis muidugi on siin see uus tag salvestatud, on minu uus väli siin täiesti kenasti olemas ja kõik eelnev muidugi ka. Nende metaandmete järgi on võimalik mitte siis ainult neid vaateid kaustades kohandada, vaid loomulikult ka otsida. Nii et kui ma näiteks hakkan otsima märksõna finantsid, siis süsteem juba pakub mulle, et küllap ma otsin seda dokumenti. Kui ma siia aga nüüd enterit vajutan või sellele otsingu nupule peale klõpsan, siis ma näen täppisotsingu võimalusi ja otsingu filtreid. Näiteks kui ma hakkan otsima sõna invoice ja klõpsan otsi, siis tuleb loomulikult märksa rohkem juba igasuguseid tulemusi sellele. Ma võin valida, et ma otsin ainult faili nimest. Et ainult faili nimes peab see sõna invoice olema. Peab olema kausta nimes, ei tea, kas mul selliseid on, ei ole. Metainfos sõna invoice, ei ole. Faili sisus, ja see on nüüd see, mille jaoks OCR-i kasutatakse. Otsin faili sisu järgi. Et kõigis nendes failides, olgu nad PDF-id või mõned skanneeringud või screenshotid, nagu see PNG, näete, et invoice on siia kirjutatud ja sellepärast süsteem sellega üles leidis. Lähme nüüd paar sammu tagasi uuesti sellesse faili detailvaatesse. Nii, siin ta meil on. Nii et kõigi nende metaandmete ja faili sisu järgi on siis võimalik otsida. Nagu näete, saab ka faile seostada. Kui see dokument peaks olema seotud mõne dokumendiga, mis on süsteemi sees, aga võib-olla kuskil mõnes muus kaustas, siis ma lähen uuesti siia muuda vaatesse, klõpsan muuda nuppu. Ja alla kerides näeme seda seotud failide ala. Ma võin sirvida ja otsida oma kaustade seast, kus kohas on mingisugune fail, millega ma tahan seda seost luua. No näiteks selle failiga. Klõpsan vali, klõpsan salvesta ja nüüd on mul siin 2 seotud faili. Nagu te näete, on üks nendest EML ehk emaili fail, millele samamoodi kehtib eelvaade. Allapoole kerides näete veel teised versioonid, sellist plokki. See tähendab seda, et folderites on muidugi failide versioonimise võimalus olemas. Et sellest dokumendist on olemas praeguse seisuga, me näeme üks varasem versioon. Kui ma tahan luua või üles laadida uue versiooni failist, siis ma klõpsan nupule lae üles uus versioon. Valin selle faili, lohistan ta siia peale, lähen tagasi faili vaatesse ja nüüd näeme, et meil on 2 varasemat versiooni ja üks siis praegune versioon. Igal hetkel on võimalik taastada varasem versioon siin nupu klõpsuga. Varasemad versioonid ka eemaldada käsitsi või siis alla laadida ja neid lähemalt uurida. Ja igal failil on ka logi. On täpselt näha, kes selle kunagi on üles laadinud, kes on seda faili vaadanud, kes on muutnud metaandmeid, kes on seda kellelegi jaganud. Näiteks kui ma avan faili eelvaate ja uuendan lehte ja kerin allapoole, siis on näha, et see kasutaja john@folderit.com avas faili eelvaate sel kellaajal ja mina olen täpselt see John siin sellise aadressiga sisse loginud sellise kasutajaga. Kui ma selle faili alla laadiks, muidugi salvestub ka see
kerime allapoole, laadis faili alla. Igale failile on võimalik külge panna ka meeldetuletus. Selle jaoks võib klõpsata siia meenuta nupule või siin meeldetuletuse all klõpsata lisameeldetuletus. Saan valida kuupäeva, näiteks homme kell 11, sellele aadressile või mõnele muule aadressile, saada sõnum. Tegele sellega. Klõpsame meenuta ja näete, et ilmus meenutus ja üks varasem meenutus oli siin juba paigas. Ma saan nendele omakorda peale klõpsata, vaata, et John oleks uuendanud näiteks, vaatame teist meenutust, tegele sellega. Erinevatele inimestele erinevateks aegadeks saab siis erinevaid sõnumeid panna. Faili on võimalik ka lukustada. Selle jaoks, et kui ma tahan failiga üksi tegeleda, üksi oma arvutis näiteks töötada ja ei taha, et teised samal ajal muudatusi teeksid, siis ma klõpsan nupule lukusta fail. Ja nagu siin öeldakse, kuni fail on lukus, ei saa teised kasutajad muuta selle metainfot ega lisada uusi faili versioone. Ja kui see lukusta faili ise lahti varem, lukustab see lahti automaatselt 6 tunni pärast. See on siis selle jaoks, et kui keegi unustab puhkusele minnes näiteks faili lahti lukustada, siis toimub see ise. Ja muidugi inimene võib vahepeal taas lukustada. Teised kasutajad saavad seni dokumendiga kenasti tutvuda, kuni see on lukus, aga nad ei saa uusi versioone lisada, midagi muuta siin ja nad näevad siin ka sellist teadet üleval, mis siis ütleb, et parasjagu on dokumendiga töö käimas. Iga faili on võimalik saata ka kooskõlastusringile. Selle jaoks võib klõpsata failil algata kooskõlastusring nupule, lisada oma resolutsiooni, valida paralleelse või järjestikuse kooskõlastusrežiimi. Paralleelse puhul siis kõik inimesed, kelle ma siia panen ja kutsun kooskõlastama, kõigile saadetakse korraga kutse ja ei ole vahet, kes esimesena, kes teisena ja nii edasi reageerib. Järjestikuse puhul on järjekord väga oluline, see, kelle ma esimesena lisan, tema saab esimesena kutse. Ja alles siis, kui tema on selle dokumendi kooskõlastanud, saadab süsteem kutse järgmisele ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks on võimalik siin sisse lülitada ka liiguta peale kooskõlastust nupuke. Et ma saan valida, missuguse kausta ma tahan selle faili automaatselt liigutada, kui tal on kõik kooskõlastused kenasti olemas. Allpool näete veel, et meil on olemas DocuSigni integratsioon, mis tähendab, et on võimalik rahvusvahelisi allkirjastusringe luua ja ka Eesti digiallkirjastamise tugi on võimalik siis kutsuda inimesi digiallkirjastama seda dokumenti. Ja ma saan siia järjest lisada nime, lisan kellegi emaili aadressi, klõpsan kutsu, lisan järgmise emaili aadressi, klõpsan kutsu, nii palju inimesi kui on tarvis. Ja siis käivitan selle kutse. Ja nii kooskõlastusringi kui digiallkirjastamise puhul võib kutsuda ka mitte folderiti kasutajaid oma otsust või oma allkirja andma. Nad saavad ikkagi emaili peale kutse, nad ei pea registreeruma, saavad klõpsata selle lingile ja selle kaudu siis kas kooskõlastada või digiallkirjastada. Nagu öeldud, praegu olen ma administraatori režiimis. Ma näen kõiki neid teemasid siin, ma näen admin tööriistu. Ma saan kõigele ligi. Kui ma nüüd soovin aga lisada mõne kasutaja, siis olles administraator, klõpsan nupul halda kasutajaid. Praegu näeme, et üks kasutaja on süsteemis juba olemas. Üks valik, mis mul olemas on see, et ma võin valida parooli poliitika. Võin selle sisse lülitada ja öelda, et minu kasutajad, kes endale loovad oma parooli, süsteem ei tohi aktsepteerida lühemat kui näiteks 30 tähemärgist parooli. Süsteem sunnib neid vahetama parooli iga 100 päeva tagant, see peab sisaldama vähemalt 2 väiketähte ja 4 suurtähte. Ühesõnaga, kui teie organisatsioonil on oma paroolipoliitika, siis on võimalik seda siin jõustada. Küll aga ei luba ka praegu juba folderit väga lihtsaid paroole, nii et küllalt turvalised on paroolid juba niigi.
Järgmine samm on see, et me tahamegi kutsuda kasutajat. Selleks klõpsame pluss kasutaja nupule. Lisame tema emaili. Eesnimi, perekonnanimi ja amet. Näiteks veel üks projektijuht ja klõpsame loo kasutaja. Ja nagu näete, siis parooli administraator ei vali. Tema ainult loob selle kasutaja ja süsteem saadab nüüd sellele emaili aadressile kutse selle tiimiga siin liituda. Seal kutses on link ja kui Dennis nüüd sellele linkile klõpsab, siis ta saab ise valida endale parooli. Kui kutse ei ole kohale läinud või on pigem siis unustatud postkastist vaadata paar päeva tagasi või ei ole tähele pandud, siis võib klõpsata siia nupule ja saada kutse uuesti. Samuti kui töötaja lahkub teie organisatsioonist, võite klõpsata jälle siia ja ühe nupuga eemalda ligipääs kõikjalt. Kui inimese amet muutub, klõpsate siia, muuda kasutajat. Ja nagu näete, et ainult ametit te saate ka muuta. Tema nime ja perekonnanime administraator enam ei muuda, seda saab iga inimene juba ise enda profiili alt kaasajastada. Kui nüüd Dennis on endale valinud parooli ja logib sisse folderiti, siis on üks ressurss, mida ta näeb kohe vaikimisi ja selleks on tiimkaust. Nii et kui Dennis logib sisse, ta näeb seda tiimkausta ja selle sisu, ta ei näe ühtegi muud kausta siin, muidugi mitte ka admin tööriistu, vaid ainult see üks kaust ja siin on isegi sellekohane hoiatus või teade, see kaust on jagatud tiimi kasutajatega vaikimisi, kõiki teisi ressursse saab jagada samuti loomulikult. See tiimikaust võib jääda tühjaks. Kui te ei soovi, et on üldse mingisuguseid ühiselt ligipääsetavaid materjale, siis te võite jätta selle tühjaks. Kui te soovite, siis võite ju mingid firma poliitika dokumente, mingid reeglid, näiteks nagu siin on koolituse galerii tehtud, võib-olla mingi ühisürituse galerii või firma logod või mingid sellised materjalid, millele kõik nagunii peaksid või võiksid ligi pääseda. Ja selle kausta nimi ei pea isegi olema tiim, nii nagu kõik muud kaustad, võib ka selle ümber nimetada, klõpsate siia, muuda ja panete talle nimeks, mis iganes tundub asjakohane, näiteks avalik. Aga muidugi eelkõige tahame me, et Dennis saaks mingitele teatud ressurssidele siin ligi, võib-olla mitte kõigele, võib-olla mõnele asjale. Näiteks kõigile raamatupidamisdokumentidele. Sel juhul sel tasemel raamatupidamine peakaustas klõpsan siia, valin siit jaga ja saan siia kirjutada Dennise aadressi. Nüüd valin, missugune õigus tal selles kaustas saab olema. Ainult üleslaadija õigus tähendab seda, et ta ei näe selle raamatupidamise all ühtegi kausta ega faili, see tundub kõik tühi talle. Küll aga saab ta üles laadida sinna faile, kui ta midagi üles laadib, see kaob tema silmist. Küll aga salvestub muidugi süsteemi. Järgmine tase on eelvaade, see tähendab seda, et Dennis antud juhul siis näeks kõiki raamatupidamise all olevaid faile ja kaustu, aga ainult eelvaate režiimis, mis tähendab, et ta ei saa neid dokumente alla laadida, ta ei saa midagi muuta, ta ei saa dokumenti printida ega sealt infot kopeerida ja tal ei ole muidugi ühtegi tööriista seal juures ning ta ei näe ka seda kontrolljälge, seda audit logi. Järgmine tase on vaataja, mis tähendab, et ta saab kõike näha, kõike eelvaadata, printida ja downloadida, aga mitte midagi muuta ei saa. Ja neljas tase on muutja, mis on siis täisõigused. Nii et kui me Dennisele jagame raamatupidamise peakausta täisõigustega, siis ta saab seal kõike teha. Lisada, muuta, kustutada ja nii edasi. Ja me saame sellele ka aegumise külge panna. Näiteks Dennis saab muutjana ligi, aga ainult kuni kuu lõpuni. Klõpsame siia ja nüüd, kui me vajutame jaga, siis on näha, et Dennisele on nüüd muutja õigustega see välja jagatud ja lisaks muuseas raamatupidajate grupile. Sest saab luua ka kasutajagruppe
ja siin jagamise aknas siis neid kasutada, nii et läbisegi saab siin olla üks ressurss jagatud teatud inimestele, teatud kasutajagruppidele ja nii edasi. nii, Tennisnet pääseb kõigele siin all ligi. aga loomulikult ei pea me sellel peakausta tasemel jagama, me võime ka siit alt valida näiteks kooskõlastatud arved. keegi peab sellele kaustale ligi pääsema, kooskõlastatud arved. näiteks Jane vaataja õigustega, mis ei aegu, pääseb ligi kooskõlastatud arvetele. nii, tehtud. ja näete, et siin on selline indikatsioon ka, jäi see jagamise nupuke põlema. näiteks see ost PDF, me tahame seda konkreetset faili ja mitte midagi muud kellelegi jagada. siis lihtsalt vajutame siia jagamise nupule ja valime jälle kas mõne inimese või kasutajagrupi, aga siin on veel ka võimalus aktiveerida avalik link. süsteem genereerib nüüd sellise unikaalse aadressi ja kui ma selle kopeerin ja avaldan oma kodulehel, emailis, sotsiaalmeedias, siis kes iganes seda linki teab, pääseb sellele dokumendile ligi, ilma et ta peaks olema registreerunud kasutaja folderitis. ta ei saa midagi muuta, nagu näete, allalaadimise õigus on tal, ehk et ta saab seda eelvaadata ja alla laadida seda dokumenti. aga see on kõik. kui ma siia klõpsan, siis ma saan valida, et tegelikult keelame allalaadimise ära. selle lingi läbi saab nüüd ainult dokumenti eelvaadata. ja eelvaade siis tähendas loomulikult seda aknakest siin. nii et on võimalik siis jagada ka süsteemi välistele inimestele dokumente vahepeal vaatamiseks. ja nii nagu muud jagamised saab ka sellele aegumise aja külge panna näiteks, et see on avalik link küll, aga ainult nädal aega ja siis lakkab töötamast. nii et nüüd te teate, mis on need peakaustad, et need on vabalt muudetavad ja on lihtsalt loodud selle jaoks, et uus kasutaja saaks aimu, kuidas näiteks võib süsteemi struktureerida. teate, mida tähendab see tiimikaust, et see on siis avalik kõigile tiimi kasutajatele. siia peale klõpsates näeme, mida see tähendab ja need on need inimesed. ja siin üleval on veel sisse tulev kaust. nagu te näete, firma nime järgi, mis on siin Minu Ettevõte OÜ, on genereeritud automaatselt emaili aadress. nii et sellel kaustal on emaili aadress. kui keegi saadab mõne faili, mõne e-kirja manuse sellele aadressile, siis see sisse tulev kaust püüab selle kinni. ja nagu näete, see dokument siin, see PDF, ongi saadetud sellele emaili aadressile. ja kui me talle peale klõpsame, siis me näeme ka, kes oli selle saatja, mis oli emaili teema ja mis oli selle sisu. lisaks sellele, et muidugi dokument ise. et see ei ole mõeldud emaili halduseks, see on mõeldud dokumentide sissetoomiseks üle emaili. näiteks telefonist forward ite mingisuguse tähtsa dokumendi siia süsteemi, palute mõnel välisel partneril seda meili aadressi kasutada, et teile faile saata. seadistate oma skänneri nii, et see skanneerib otse sellesse kausta. ja siit muidugi saab dokumendid ümber liigutada kas lohistades või siis näiteks peale klõpsates ja nuppu liiguta kasutades saate valida, kuhu selle peaks siis liigutama. ja kui siin läks mitu faili, siis loomulikult saab ka need mitmekesi ära märgistada ja korraga rakendada seda kõigile. kaustades on võimalik luua ka automaatikaid. üks võimalik automaatika on töövoog. näiteks on siin raamatupidamise all mul endal loodud 2 kausta, arved kooskõlastamiseks ja kooskõlastatud arved. nagu te näete, on sellel arved kooskõlastamiseks väike templi ikoon peal. klõpsan talle peale. ja nüüd nupule töövoog. ja ma näen, et siin ongi tõesti aktiveeritud üks töövoog, on muudetud aktiivseks. meetodiks on valitud kooskõlastusring. resolutsioon on, kas on okei. Tüübiks on valitud järjestikune kooskõlastamine, kuigi mul on hetkel ainult üks inimene, ma saaks siia lisada nii palju neid kooskõlastajaid kui tarvis. ja peale seda, kui dokument on lõplikult kooskõlastatud, olen ma valinud, et see liigutataks kausta kooskõlastatud arved.
ja selline automaatika ongi siin aktiivne. Niipea kui keegi, kellel on siia kausta ligipääs, laadib siia mõne faili, siis käivitub see eelseadistatud kooskõlastusring automaatselt. Muidugi võin ma seda kus tahes teha, näiteks klient A alla teeme kausta lepingu mustandid. Nii, lepingu mustandid, see on praegu täiesti tühi kaust. Ja siia sisse võime siis hakatuseks panna ka mõne faili, et oleks siin mida vaadata. Nii, siin on mõned failid nüüd. Ja nüüd selles lepingu mustandid kaustas tahan automaatse töövoo käivitada. Klõpsan siia, vajutan aktiivne, valin, et on kooskõlastus, seejuures on võimalik ja nii DocuSigni kui Eesti digiallkirjastamise töövooga automatiseerida niimoodi. Resolutsioon, kas sobib, paralleelne või järjestikune, kas liigutan peale kooskõlastust või mitte ja kõik inimesed, keda ma nüüd tahan kutsuda siia kooskõlastama, saan kutsuda. Kutsume ainult iseennast, et meie otsus oleks lõplik, aga muidugi jah, nagu öeldud, saan siia kutsuda nii palju kui tarvis. Saan valida, kas see automaatika kohandub ka alamkaustadele ja loome automaatika. Nii, uuendame lehte ja on näha, et need 3 dokumenti on nüüd välja saadetud kooskõlastamiseks. Klõpsame ühele neist peale, näeme kontrolljäljes, et see kasutaja algatas kooskõlastusringi. Saan vajutada siia nupule, vaata kooskõlastusringi, näen ka siin neid samu sätteid ja nagu näete, seni on võimalik muudatusi teha, kuni keegi on midagi otsustanud selle osas. Ja nüüd see kasutaja, kes meil on siin töövoo all seadistatud, johnetfolder.com, sai siis emailile kutse kooskõlastada need 3 dokumenti. Aga lisaks sellele näeb ta ka siin süsteemi sees seda. Näete, siin on väike 13, kui ma siia peale klõpsan, siis ma satun oma töölauale, näen kõiki faile, mis ootavad minu digiallkirja, aga ka kõiki dokumente, mis vajavad minu kooskõlastust. Ja need 3 tükki on siin nende hulgast täitsa olemas. Klõpsame ühele peale ja see on nüüd kooskõlastaja vaade. Ma saan selle dokumendi alla laadida, ma saan seda eelvaadata, näen, mida mult küsitakse, näen, keda veel on kutsutud seda dokumenti kooskõlastama ja mitmes mina selles järjekorras olen. Saan jätta oma kommentaari. Ja vajadusel isegi manustada siia faili juurde oma otsusele. Praegu siin jätan sellise kommentaari ja mõistagi siis lükkan selle dokumendi tagasi. Ei sobi. Kuna ma olin ka ainus inimene selles kooskõlastusringis, siis muidugi ongi dokument kohe selles mõttes lõplikult tagasi lükatud. Nii, lähme paar sammu tagasi, lähme uuesti sellesse raamatu, see oli meil klientide all, klient A ja lepingu mustandid ja näeme, et on tagasi lükatud. Klõpsame siia peale, vaatame detaile ja see kasutaja lükkas dokumendi tagasi ja see kooskõlastus on lõppenud, dokument on tagasi lükatud. Vaata kooskõlastusringi, siin me näeme seda kommentaari, näeme, et kõik on lukus ja mis on siis see otsus olnud. Hästi, see dokument lükati tagasi, teeme muudatuse. Klõpsame nupule lae üles uus versioon ja ütleme, et me nüüd parandasime selle vea. Nii, nüüd me näeme, et varasemate versioonide all on nüüd üks tagasi lükatud versioon, aga John on laadinud üles uue versiooni ja algatanud kooskõlastusringi. Muidugi ei teinud ma seda siis käsitsi, vaid seda tegi juba automaatika minu eest. Nii, need kõik dokumendid on jälle kooskõlastusel. Seejuures ühest neist on uus versioon. Klõpsame jälle siia vaatesse, valime dokumendi ja kooskõlastame selle ära. Nii, kellegi teise kooskõlastust ei ole tarvis, sest ma olen siin ainus inimene selles nimekirjas. Lähme siis kliendid, klient A, lepingu mustandid ja näeme, et dokument on heaks kiidetud. Ehkki varasem versioon oli tagasi lükatud. Ja muidugi võib nüüd
võib käivitada ka siis selle lisaautomaatika liiguta peale kooskõlastust. Nii et kui dokument on kooskõlastatud, selline roheline, siis ta liiguks kuhugi mis tahes kausta, kuhu me soovime. Ja erinevad inimesed võivad ju ligi pääseda lepingu mustanditele ja siis kooskõlastatud lepingutele. Ja enamgi veel, kui tegemist näiteks ongi lepinguga, mis on kooskõlastatud ja ta liigutatakse automaatselt teise kausta, mille nimi on näiteks kooskõlastatud lepingud, siis seal kaustas võib olla ju loodud omakorda töövoog digiallkirjastamisega. Nii et kõik lähevad eelmääratud digiallkirjastamise ringile. Ja omakorda, kui nemad on siis kõik allkirjad kätte saanud, liigutab automaatika need mingisse kolmandasse kausta. Nii et niimoodi on võimalik neid siis luua. Olemas on ka dokumendi loenduri süsteem. Igas kaustas on võimalik luua loendur, peakaustas, alamkaustas, mis iganes tasemel. Ja selle jaoks näiteks personali kaustas olen ma klõpsanud nupule loendur siin üleval. Olen talle nimeks pannud registrile HR dokumendid, kirjutanud siia skeemi vabatekstina selle osa ja nüüd tahtnud kasutada mõningaid dünaamilisi elemente nagu kuupäev nulliga, kuu nulliga, aasta 4 numbrit, siis kirjutanud jälle vabatekstina number ja kasutanud dünaamilist elementi nimega number. Nii, ja siin eelvaatest on nüüd võimalik aru saada, et mida see tähendab. Et siin on see minu vabatekst, see on nüüd automaatselt tulev tänane kuupäev vastavalt minu seadistusele siin. Siis olen ma kirjutanud number ja nüüd ongi number ise, ehk et järgmine number. Saan ka ise siit valida, mida ma tahan, et kust ta numereerima hakkaks, alates millisest numbrist. Ja nullimise sagedus saan ka valida näiteks iga aasta lõpus, siis nullitakse ära ja uuel aastal algab numeratsioon nullist. Ja see on kohaldatud ka alamkaustadele. Nii et niipea, kui ma siia mõne dokumendi juurde lisan, siis need mitte ainult ei laadita üles, vaid numereeritakse ka vastavalt minu skeemile. Ja ma olen ise valinud, et selles nimekirja vaates ma soovin, et näidataks tulbas välja seda dokumendi numbrit. Selleks siis mäletatavasti klõpsasin nupule tulbad ja olen siit valinud dokumendi number. Nad soovin seda välja näha. Administraatorid saavad aga ligi veel ka kõigile registritele. Admin tööriistade all klõpsan veel tööriistu ja siin all loendur. Nii, me näeme, et meil on siin ainult üks register, klõpsan siia peale ja nüüd näen kõiki dokumente, mis iganes alamkaustades nad siis asuksid, mis on sama numeratsiooniga ja saan alla laadida selle raporti Excelisse CSV failina, nii nagu soovin. Administraatori tööriistadest veel rääkides, esimene neist on töölaud. Nagu te näete, on siin mitmeid raporteid olemas, näiteks duplikaadid. Süsteem tuvastab kõik süsteemis olevad duplikaadid ja see ei ole ainult, et faili nimi või faili suurus on sama, vaid need on faili hashi põhised ehk tõesti identsed failid, kui süsteem need duplikaatidena tuvastab. Raport on ka kooskõlastuse ootel olevate dokumentide kohta. Siin on siis näha, missugused dokumendid ja kelle otsus on puudu. Dokumendid, mille säilitustähtaja lõpp on ja säilitusautomaatika on samuti võimalik soovitud kaustades aktiveerida ja määrata, et näiteks 7 aastat hoitakse dokumenti või mis iganes aja ja siis kas kustutatakse jäädavalt või saadetakse prügikasti. Nagu näha, mina olen nende dokumentide puhul siin otsustanud, et need kustutatakse teatud aja pärast jäädavalt. Lähenev aegumistähtaeg, et igale dokumendile on võimalik siis külge panna aegumistähtaeg. Ja kui see tähtaeg kätte jõuab, siis dokumendiga otseselt midagi ei juhtu, ta jääb ikka samamoodi alles versus näiteks see säilitustähtaega dokumendid. Siis kui dokument aegub, siis te näete siin raportit kõigist aegunud või järgneva 30 päeva jooksul aeguvatest dokumentidest. Näiteks see dokument aegub 1 päeva pärast, võin talle peale klõpsata, näen ka millega tegemist. Kehtivusaeg on siin määratud siis selline. Ja kui ma seda muuta tahan, lähen jälle muuda vaatesse
ja valin kehtivusaja, mis on siis õige. nii et seal raportis on siis võimalik kenasti näha, mis hakkavad aeguma ja soovi korral ju dokumendile meenutused veel omakorda külge panna. Ja lisaks on kõigi failide raport ja kui ma selle nüüd Excelisse alla laadin, siis ei ole seal mitte ainult faili nimi, asukoht ja lisamise aeg, vaid seal on metaandmed, seal on kõik informatsioon nende dokumentide kohta. Admin tööriistadest kasutajate haldust ma teile tutvustasin. Kasutajagrupid saab luua, klõpsate siia pluss grupp, panete grupile nime ja siis määrate lihtsalt inimesi sinna sisse. Lisage liige ja need liikmed peavad siis olema enne lisatud siin kasutajate halduses kasutajaks. Nii et võite luua grupi näiteks hea raamatupidamine, raamatupidajad, sinna alla määrata mõned uued inimesed, kes te olete just loonud ja neil on siis kohene ligipääs kõigele, mis te olete raamatupidamise grupile ligipääsetavaks teinud. Järgmine asi on prügikast. Nagu näete, on see administraatori tööriist, mis tähendab seda, et kui tavakasutajal isegi on muutja õigus kuskil kaustas, ta tohib midagi ära kustutada, siis permanentselt ta seda teha ei saa. Et kui ta midagi kustutab, liigub see prügikasti ja administraator saab ise valida, kas ta siit midagi tahab taastada või lõplikult kustutada. 30 päeva hoitakse siin andmeid. Veel tööriistu all on esimene asi jaga. Ja miks on see jagamine siin admin tööriistade all? Lihtsal põhjusel, sest sellega ma jagan kogu oma rolli, kogu oma ettevõtte, kõike, mis mul on. Kui ma tahan luua administraatori, lisaadministraatori, näiteks anname Janele administraatori õigused, siis me anname talle muutja õigused selle konto üleselt. Klõpsame jaga ja nüüd saab Jane ligi kõigele, mis meil siin on, tohib kõike teha, kasutada admin tööriistu, hallata kasutajaid ja nii edasi. Administraatori mõttes siis peakontoga võrdne. Võite luua kasutajagrupi näiteks juhtkond, panna sinna juhtkonna inimesed, anda kogu juhtkonna grupile muutja õigustega siis ligipääs ehk admin ligipääs. Aga samamoodi teised tasemed töötavad siin ka, nii et näiteks võite anda eelvaate õiguse, mis juhul inimene saaks siis ligi kõigele, mis teil siin on, aga ainult vaatajana. Midagi ei tohi alla laadida, midagi ei saa alla laadida, saab tutvuda ainult süsteemi sees. Nii, peale jaga on meil siin ülevaade ligipääsudest, siin on näha kõik inimesed, kellel on mingigi ligipääs teie süsteemi ja kui te klõpsate inimesele peale, siis te näete, millele täpselt nad ligi pääsevad. Nagu näete sellele ettevõttele muutja õigustega täielikult, lisaks sellele ja sellele kaustale muutja ja vaataja õigusega ja kõigele siis, millele pääsevad ligi raamatupidajad. Samal ajal kui John Smith pääseb ligi sellistele asjadele, sellistele ja ta on lisatud ka meie tiimi, seega ta pääseb siis ligi tiimi kaustale. Järgmine asi on metainfo. Siin on siis nimekiri kõigist metaandmeväljadest, mis teie või keegi teie kasutaja, kellel on õigused, on loonud ise süsteemi sees. Et hea ülevaade, missugused metaväljad on üldse olemas, on võimalik neid siis muuta siin, kui keegi tegi mingisuguse vea või lihtsalt muutus selle välja nimi, neid ka eemaldada. Ja seda ma teile näitasin, kuidas konkreetsele failile luua oma metaandmeväljad, aga ma näitan teile ka, kuidas seda teha kausta piires. No näiteks tahame, et raamatupidamise all kõigil dokumentidel oleks mingid teatud ühtsed metaandmeväljad. Siis ma ei pea muidugi klõpsama dokumendile peale ja lihtsalt ise looma sellele konkreetsele dokumendile seda välja, vaid ma saan klõpsata nupule meta, olles selles kaustas, kuhu ma tahan rakendada selle meta andmeväljade templiidi. Näen, et siin tegelikult juba kliendi number on loodud näiteks kohaldatud meta andmeväljana. Aga ma saan valida klõpsata siia ja luua siis välja füüsiline asukoht. Ütleme, et selline väli on meil ja saan selle isegi määrata nõutuks, et seda siis küsitakse selle täitmist kõigil dokumentide puhul, mis siin all on. Et siin näiteks ta kohe hoiatab, nõutud metaväljad on täitmata ja kui ma sellele teatele klõpsan, allapoole kerin, siis ma saan siia panna
room 12 näiteks sellele väärtuse, klõpsan salveste ja sellega see probleem selle faili puhul siis kaob. Loendurit teile siin tutvustasin ja viimane asi siin nimekirjas on logi ja see on siis globaalne logi kõigist tegevustest, mis selle kontoga on üldse tehtud, mis iganes kasutajate poolt. Siin on muidugi kas enamus või kõik on siis selle John Folderiti poolt tehtud tegevused, aga iseenesest on võimalik siis kuupäeva vahemikust vaadata, näiteks vaatame, mis eile toimus. Ainult üks selline pisike asi, eile ja täna on juba ilmselt rohkem asju, meie selle demosessiooni käigus, nagu te näete, nii palju tegevusi on tegelikult salvestunud logisse. Saan ka valida konkreetse kasutaja, kelle tegevusi ma tahan näha. Saan ka valida näiteks siin tegevuse järgi, et vaatame kõiki kustutatud faile eile täna. Ei olegi ühtegi, aga üldse, kas keegi on meie konto all midagi kustutanud? Ja minu kasutaja üldiselt on kustutanud 3 faili. Nagu te näete, väga suur hulk on siin tegevusi, mille järgi on siis võimalik filtreerida ja sorteerida. Ja need logid on võimalik ka alla laadida Exceli, ODS ja CSV failidena. Nii, näitan teile veel, kuidas täpsemalt see säilitusautomaatika käib. No näiteks ütleme klient B alla loome sellise kausta nagu delikaatsed andmed. Nii, läheme siia kausta sisse ja paneme siia siis mõned failid ka. Mõned delikaatsed andmed. Nii, läheme siia kausta, vaatame, failid on kenasti olemas. Tahame seda vaadet siin kohandada. Nimi, märksõnad, kuupäev, nende asemele klõpsame tulbad ja valime hoopis märksõnade asemele säilituse lõpp. Klõpsame siia ja vaatame, mis see siis on. No, säilitus on praegu alatine loomulikult, sest me ei ole midagi muud määranud. Aga nüüd siin kaustas me klõpsame nupule säilitus. Muudame selle aktiivseks, täpsemad seaded ja nüüd saame valida, et näiteks hoia neid dokumente 7 aastat, mis tähendab siis seda, et dokumendi üleslaadimisest või süsteemi tekkimise hetkest hakkab lugema see kell ja kui 7 aastat saab täis, siis kas dokument saadetakse prügikasti või kustutatakse üldse jäädavalt. Võime näiteks ka kombineerida, ütleme 1 aasta ja 2 kuud. Salvestame selle ära. Ja nüüd on näha, et üldiselt 1 aasta pärast klõpsame siia peale. Saame siin näha, millal on säilituse lõpp konkreetsel failil ja saame ka muuta seda. Näiteks, et üldine automaatika on see, et kõigile dokumentidele ühtemoodi see kehtib, aga ütleme, et sellele viimasele ma tahan, klõpsan siia kustuta jäädavalt peale, tahan selle välja lülitada, et seda faili hoitaks hoolimata üldisest automaatikast alatiselt. Ja kohe nii ongi. Klõpsame teisele failile peale, klõpsame jälle siia säilitusautomaatika peale ja anname talle mingisuguse mingi muu kuupäeva, millal ta siis kustutatakse. Nii, lähme siia. Üldiselt kõik siis 1 aasta, 2 kuu pärast. See fail aga 14 päeva pärast ja see siis säilitatakse alatiselt. Nii et sellised kaustade automaatikad on loendur, on töövoo automaatika, säilitusautomaatika, tulpi saab kohandada, metaandme malle saab siis luua kaustades ja kaustadel, nii nagu ka failidel on siis oma logi kenasti olemas. Ja ka kausta all on võimalik siis raportid alla laadida Excelisse. Lisaks sellele, et te saate sisse tuua siia süsteemi faile ja kaustu, saate te neid ka süsteemi sees luua, kui teil on Microsoft 365 litsents. Siis võite klõpsata siia ja lisa uus Wordi, Exceli, PowerPointi esitlus. No näiteks klõpsame siia peale. Ja nüüd avab uues aknas mulle Word Online'i, ma pean siia 1 korra sisse logima oma Microsofti kasutajaga ja siis saan luua selle dokumendi nii, et ta salvestub siia süsteemi sisse. Ja ka mitmekesi muutmine
toimib. et olemasolevaid Wordi, Exceli ja PowerPointi faile saab ka läbi süsteemi muuta ja saab ka siis sel viisil lisada. veel on võimalik süsteemis hoida eraldi justkui esemetena linke. ja mida see tähendab? no näiteks loome siia uue teema ja paneme talle nimeks kas või lingikogu. nii, nagu intraneti mõttes. ja nüüd klõpsame siia ja lisa uus link. näiteks folderit on pealkiri, aadress folderit.com. saame avada selle lingi kas uues aknas või panna avanema aknana folderiti sees. määrame nii ja vaatame, mis juhtub. nii, siin on see link nüüd olemas ja kui ma siia peale klõpsan, siis avab ta mul folderiti esilehe täiesti siin aknakese sees. ja niimoodi on võimalik siia ka YouTube'i videosid tuua, siia on võimalik panna näiteks Google Formsi mingisugused vormid, mida on vaja täita, täiesti interakteeritav. ja kui ma siia peale klõpsan, siis ma näen ka samamoodi logis, kes on selle lingi avanud, kes on selle lisanud. seda eset saab samamoodi, seda lingi ressurssi saab samamoodi jagada teatud inimestega, seejuures ka avalikult näiteks. et nemad teavad seda linki, klõpsavad sinna peale ja seal sees siis nad näevad neid vorme või mis iganes linke. nii et selline võimalus on ka, näiteks mingi knowledge base on võimalik siin kirjeldada selliselt ära ja inimestele ligipääsetavaks teha. igasugused välised ressursid ühe dokumendihalduse sees. ja nii et saab siia klõpsates ka kaustu üles laadida koos failidega, on võimalik siis kasutada seda Microsofti integratsiooni, lisada linke, lisada faile ja muuseas, kui te tahate tuua suure hulga dokumente süsteemi, siis üks viis selle tegemiseks on näiteks teha oma arvutis sellest struktuurist zip fail. kui te seda hakkate üles laadima, siis süsteem juba küsib, et äkki soovid sellega lahti pakkida. no ütleme, et soovime uude kausta, nüüd ta laadib pakki üles, pakib selle lahti ja nüüd on siis kenasti näha, et see arhiiv on siia tekkinud koos failide ja alamkaustade ja alamfailidega, nii nagu eeldada võite. ja folderit võtab vastu kuni 50 gigabaiti ühe failina, nii et päris suuri zip faile on võimalik siia sisse tuua ja siis ühe failina kenasti koha peal lahti pakkida. ja hiljem siis vajalikud asjad ümber tõsta alamkaustadesse, peakaustadesse, nii nagu parasjagu soovite. nõnda. kui ma veel siia klõpsan, siis näete veel ühte võimsat lahendust folderiti sees ja see on siis mitme ettevõtte tugi. mõte on selles, et kui teil on ettevõtete grupp ja te soovite lahus hoida erinevad tiimid, erinevad andmed, siis te võite klõpsata haldarolle ja luua siin oma uue firma nimega, oma mingi, näiteks kui teil on firma mingi näiteks kauplus Tallinnas ja Tartus, siis võib-olla Tallinnal ja Tartul on täiesti erinevad ligipääsud, erinevad tiimid või on mingid tütarettevõtted, siis te saate need luua ja nende vahel hiljem vahetada. näiteks praegu klõpsan selle teise ettevõtte peale, kus mulle on muuseas näha, et tegelikult selle Acme Corporationi alt on mulle jagatud ainult ainus dokument. Ma ei näe mitte midagi muud. Ma ei näe loomulikult admin tööriistu, ma ei näe peakaustu ega midagi. Ma näen ühte ainsat dokumenti, mis mulle on jagatud. Võib-olla mõne muu failiga on siin paremad lood. Ressursiga Wendeli London, jälle on mulle üks fail jagatud. Wendeli Industries, no nagu näete, siin on nüüd palju sisu, näeb hoopis teistsugune välja, kui see meie ettevõtte haldakasutajad all. Siin on teised inimesed iseenesest selles tiimis, näiteks John ja John Smith, aga kui me lähme minu ettevõtte OÜ alla, siis me näeme haldakasutajaid all Dennis ja John Smith. Nii et erinevad inimesed, erinevad tiimid ja kui mõni inimene on administraator näiteks ühe ettevõtte puhul, siis see ei tähenda, et ta üldse pääseb ligi teise ettevõtte asjadele või pääseb sinna piiratud mahus ligi. Ühesõnaga täpselt nii, nagu te ise soovite. Igal ühel on isiklik profiil, kus all tal on võimalik valida siis enda nimi ja selles muudatusi teha.
valida kasutajaliidese keel ja nagu näete, on meil Eesti, Saksa, Soome, Läti, Leedu, Vene variandid olemas. See ei mõjuta siis teisi ja peakasutajat, vaid igaüks teeb selle valiku ise, samuti oma ajatsooni osas. Teavituste all saab iga kasutaja endale valida, kas ta soovib mingite asjade kohta teavitusi saada emailile. Näiteks kui keegi uuendab mingit faili või ütleme, kustutab mõne faili, kas ma tahan sellest kohe emailina teada saada. Kuna on olemas kontrolljälg, siis võib-olla ei ole see nii väga vajalik emaile saada, aga kui soovite mõne tegevuse puhul, siis saate selle sisse lülitada või valida näiteks, et saadetaks teile grupeeritud sõnumina, mis tähendab seda, et te siin defineerite grupi, näiteks igal esmaspäeval kell 10 tahaks saada kõigi nende kohta teada siis koondmeilina, et mis on toimunud. Ja loomulikult olulisemad asjad, mille kohta kindlasti tahate kohe teada emailina, on kooskõlastusringi teavitused. Kui keegi teid midagi küsib või vastab teie saadetud kooskõlastuse taotlusele midagi, et siis tahate kohe emaili saada ja need on vaikimisi ka sisse lülitatud. Ja saate valida, missugusele emaili aadressile see kutse saadetakse, see ei pea olema isegi teie selline põhiline töömeil, see võib olla mõni Gmaili aadress või nii nagu parasjagu soovite. Ja selline ongi folderit ja folderiti kasutamine. Ma loodan, et tundus teile lihtne. Kui teil on küsimusi, võtke kindlasti meiega ühendust. Saame teha teile individuaalse ülevaate, saame teid juhendada ja teie küsimustele vastata. Kõike head!